Tere tulemast, daamid ja härrad! Mul on äärmiselt hea meel, et teid on täna siia nii palju kogunenud. Tere, ka minu poolt. Me oleme täna kogunenud siia eesmärgiga toetada Rakvere Reaalgümnaasiumi ning iga teie poolt soetatud pilet aitab meie kooli sammukese lähemale raadiomikrofoni soetamisele. On kevad sinu südames, silmis sõledes suve. On saladus peidus sügises, lootsin, et talv veel ei tule. Nende noorte üle, alates Timo, Reino ja Liina, Andreas, kes te kõik võtsitegi selle niisuguse ürituse ette korraldada. Ja tegelikult mul oli alguses, ma ütlen ausalt, ma suhtusin natukene skeptilisse sellesse kohta, kuidas see aatriumis siin välja, kuidas see ära mahtub ja kõik, aga juba täna poole päeva pealt ma nägin, et jumal okei. Siis mul oli päeval otsa väike närvis lees, et tuleks ometigi rahvast. Et need noored on nii laheda ideega ja niisuguse töö ära teinud, mitu päeva tundides pausi pannud kõige selle nimel. Ja kui nüüd rahvast ei tule, siis on natukene mage värk, aga rahvast tuli, nii et suur tänu. Hea teo soov ei ole meie inimeste hingest veel kuskile kadunud, nii et aitäh teile publikule. Tervist! Teid on teist korda juba siin majas nähtud. Mis teete siin? Käime, jagame noortega enda päriselu kogemusi. Ehk siis neid kogemusi võib-olla, mida oleks tahtnud, et meiega samal ajal oleks jagatud. Nii ausalt kui võimalik rääkida elluastumisraskustest ja rõõmudest. Ja kuna me mõlemad oleme oma ettevõttega seotud, siis majandustund tundus selle poole pealt sobiv, et saab ka jagada natukene ettevõtluskogemust siia elukogemuse kõrvale. Lõhume rutiini. Et eesmärk oligi tulla siia selle eesmärgiga, et lõhkuda ära nende selline tavaline auditoorne õpetamisviis. Nagu ikka, klassi ees on õpetaja, kes räägib, ülejäänud on kõik vait. Et me püüame siis seda liigutada nagu vastupidises suunas, et nemad räägivad. Meie püüame siis juhtida ja suunata neid rääkima.
et püüame selle asja nagu teistpidi tööle panna, lõhume rutiini. Kuidas selle rutiini lõhkumisega on täna läinud? Hommikune aeg, äkki inimesed magavad veel? Aus vastus on see, et eelmine kord õnnestus paremini. Osad arvamusliidrid on puudu, ma vaatasin. Ma ei tea, mis ta nimi on, aga üks igavesti lahe poiss on kuskilt sealt akna alt puudu, kes tulistas ja oponeeris meid eelmine kord selliste sügavate teadmiste ja küsimustega. Et me natuke tegelikult igatseme teda täna. Aga ikkagi nad räägivad, et eesmärk on õnnestunud. Suhe on kuskil 50-50 praegu. Teises tunnis me püüame 75-le tõsta nende osaluse. Jah, teema valik oli praegu selline, et esimene tund läks ikka rohkem natukene meie juttu ja teine tund on nüüd rohkem nende juttu. Just. Mis järgmisel tunnil, mis teemat puudutate? Nad kirjutasid meile, et nad ei saa haridussüsteemi mõttekusest ja asjadest aru, et me nüüd paneme nad seda ise looma. Ehk siis küsime neilt, et kui nemad vastutaksid täiesti uue haridussüsteemi ees, siis milline see hakkaks välja nägema? Kuidas nad õpetaksid lapsi? Jah, me püüamegi nagu selle supi täiesti segamini lüüa. Et me nagu ei palu neil vastata sedasi, et asendame õpikud iPadidega. See on juba olevik, see pole tulevik. Et me sunnime neid nagu ajas, ruumis, kogu maailma mastaabis mõtlema ja täiesti segamini lükkama kõiki kaarte, mis meil koolis siin on, alates õpetajatest, kohal käimisest. Miks on klassid täna pandud kokku näiteks vanuse järgi, mitte huvide järgi ja nii edasi, et tahaks niisugust arutelu tekitada. Kontrolltöö, tunni kontrollid, miks on eksamid just ainult 12. klassis, kas nad võiks olla hajutatumalt, et kõik teemad püüame läbi rääkida. Ja 3. kord olete veel tulemas, saan nii õigesti aru? Tuleme, kui kutsutakse. Kui ülekanne tehakse ära kooli direktsiooni poolt, et siis oleme jälle rivis, jah? Oleme rääkinud. Aitäh. Ootame ülekannet. Jah, aitäh. Kas te olete varem tsirkuses käinud? Kõik, kes on käinud, kas teile meeldis? Aga meie tsirkus ei ole päris see, mis on tavaliselt. Juba meie esimene number on natukene erinev, aga ma usun, et olete kõik sellest kuulnud. Nii et teie ette astuvad 5 tüdrukut, palun. Ja mina olen kunstnik. Olen lõpetanud. Palju õnne, selle saad sa endale. Täna on siis jälle see tore päev aastast, kui Karla teater teeb oma esietenduse. Selle aasta Betty Alverile pühendatud luulefestivali tähetund. Teema on monoloog luules.
Kas võtan naise kunagi? Kas saab must korralik mees? Kas üllatan naaberkorteri tüdrukut? Endal Velvet ülikond seljas, bakalaureuse kübarad ripatsid silme ees. Ei viima teda kinno. Vaid surnuaiale ta peab. Pajatan talle seal õudusjutte hundihambulistest libamannidest. Mis tundega homme esinema lähete? Mis tundega? Rõõmus. Lebo. Muidugi hea. Üligi rõõmus. Küll. Väheki nagu ära vähemalt korras. Enam-vähem tuli täna kõik välja. Ma võin haigeks jääda. Enam-vähem. Täna vist oli kõige parem minu arust. No selles mõttes, et jah, et oli normaalne ja värki. Ja rahvas andis seda powerit just. Oli valguse ja heli mees. Jaa. Mis sa nüüd? Mis saab ära? No küll see noore mehe elu on alles klass, kui ta peab istuma terve perekonna ees. Ja see perekond mõtleb, me pole teda ju enne ilusilmaga näinud. Ja tema tahab meie mennu kätte. Pärast teed ja kodu küpsetatud kooke küsivad nad minult. Millega te tegelete? Kas rääkida neile tõtt? Kas ma meeldin siis neile enam? Olgu peale! Kuidas see saamislugu oli meil? Meil oli kaks erinevat asja, tähendab, kui see teema tuli, see monoloog luules, vaat luule on minu kõige nõrgem koht alati, tegelikult ma juba, see on 20. aasta, Karla võtab osa Tähetunnist. Ja mulle tegelikult üldse see luuleetenduse tegemine ei meeldi, tähendab, ma ei oska, siis ma loen kogu aeg igast luulet ja siis ma lähen niimoodi. Aga seekord kuidagi see Ameerika luuleantoloogia tuli mulle nagu iseenesest. Ja siis ma valisin tegelikult hoopis sealt välja Edgar Lee Mastersi Spoon Riveri koolnud, on ju. No vot, ja siis sealt kasvas üle Harala elulood ja siis vaatasin, et mingi naisevõtt ja niisugune ropp luule ja niisugune asi ja lugesin siis, võtsin igaks juhuks kaasa, paljundasin ja lugesin ette. Nemad muidugi, ropud inimesed nagu nad on, eks ole, nemad valisid jällegi, eks ole, loomulikult, mis nad valivad, ei vali hauakirju, valivad sellise asja, on ju nii. No vot. Ja lugesin siis ette, tegelikult ma lugesin täies mahus ette, aga me oleme sealt ikka kraapinud need niisugused koledad kohad, maha, eks ole. Mulle meeldib see kirik. Ja siis me rääkisime kõik, et mida siis poisid riietusruumis räägivad ja selgus, et arvutitest räägivad. Ja tüdrukud, palun, ega ma ei liialda, saatsime tüdrukud ära, rääkisime kavalatest asjadest, näiteks eile me rääkisime seda, et mis seal mesinädaladel ikka toimub, et see paistab nagu õudsam, kui tegelikult on, eks. No nii. Ikka jube asi, eks ole, sest need näod selles episoodis olid sellised, et enne ma jookseks, ma ei tea kuhu, eks ole, hüppaks Niagara kosest alla. Ja nagu, eks ju, nagu siit tagant kõlab, nagu me ei teaks, nad teavad tegelikult ammu, 5. klassi oma teab ka juba ammu, eks ju. Robin, sina ju tead ka. Sa aimad, on ju. No vot, ja nii ongi. Aga kui ma ikkagi ükskord abiellun, kui must korralik naisemees saab, küll on siis ikka tore tulla koju oma naise juurde ja istuda kamina ääres, kui ta talitab köögis. Tal on põll ees ja ta on noor ja veetne ja ta tahab mult last saada. Ja ta on minu koju tulek üle nii õnnelik, et kõrvetab moorprae põhja. Ja siis tormab ta nuttes minu juurde ja mina lohutan teda. Aga täna see, kuidas ma nägin, et mismoodi näiteks Kevin mind üllatas täna täiega niimoodi ja igal ühel oli täna midagi sellist, tüdrukud rääksid kõva selge häälega ja veel üks tähelepanek, Reali TV inimene, vaata, millised ilusad tüdrukud on. Karla teatris alati on olnud ja millised mehed on Karla teatris. Ilusad mehed. Heads in the game, but my heart's in the song. She makes this feel so right. Soll ich es versuchen? Ich muss das echt vergessen. So ein Schwachsinn. Ja puldimehed,
tegelikult on niimoodi, et ma tükk aega mõtlesin, et kas ma nüüd natukene teen ümber ja panen puldimehed ka niimoodi lavale. Aga siis ma mõtlesin, et ei, et aega nagu oli vähe. Aga puldimeestele täielik respekt ja mõtle esimest korda 20 aasta jooksul saan mina saalist vaadata etendust. Tavaliselt olen ma jooksen 2 puldi vahel. Mis siis, kui ma olen naisemees Connecticutis ja lund on paksult ja tema on sünnitanud mulle lapse ja mina olen öid magamata ja kurnatud. Ja lõpetuseks homme kuskil 12.30 kuni 13.30 oleme meie selles plokis Jõgeval ja tavaliselt on ikkagi niimoodi, et elu näitab, et mingil sellisel väga ekstremaalses olukorras inimene mobiliseerib ennast 1,000,000% ja ta peab tulema. Lusti ja rõõmuga, kui pannakse ja vaata publik tegelikult esimestest hetkedest sai publiku kätte. Ma ei karda saatust, sest sina oledki mu saatus. Ma ei taha maailmas kuuldagi, sest sina oma iluga oled minu maailm. Sina oled pealekauba see, keda rahvas su kuuks kutsub. Ja kõik see, mida päike meile leelotab, oled tegelikult sina. Me armastame sind, RRG.